Tere tulemast kuulama Innermondi podcasti Kui seinad räägiksid. Selles podcastis avame ukse teemadele, mis muidu jäävad nelja seina vahele. Tänane podcasti teema, mis maksab lahutus. Kui ma ausalt ütlen, siis ma tükk aega mõtlesin enda jaoks, et kui selline teema lauale tuleb, et kui ma hakkaksin seda summadesse panema, et üks asi on ju vara, mida jagada, aga teine asi on hingeline vara, mis sellega kaasas käib. Mul ei ole endal seda kogemust, aga meil on rohkelt näiteid elust ja siin me täna sellel teemal arutleme, nii et igas mõttes, mis maksab lahutus. Räägin ka võib-olla natukene siit oma kogemuse teemal, kuid tegelikult ma tahaks tuua võib-olla rohkem näiteid sellest ja mul on üks väga konkreetne näide ühest inimesest, kes väga teadlikult lahutas. Et võib-olla see teema võikski täna olla selline natuke nagu teadlik lahutus ja milliseid samme võib-olla astuda sellel teadlikul teel. Et sissejuhatuseks ma võiks öelda nii, et lahutus, nii nagu sa ütled, see on hingeline, see on kindlasti väga emotsionaalne. Ja seal on oma staadiumid, nii nagu leinalgi, et on kindlad sellised osad, mis me kõik läbime ja mõni võib jääda kuskile osasse kinni. Nii et näiteks kui me jääme sinna vihasse kinni teise inimesega, siis me võime selles vihas olla elu lõpuni, kui me seda ei läbi või ma olen kauplemise faasis kinni, et ma seal kauplen, et kuule, et äkki midagi ikkagi nüüd toimuks või eituse faasis, et seda ei ole isegi juhtunud, et on igasuguseid faase. Et nendesse me täna ei lähe, aga ma tahaks väga seda avada selliselt, et mis juhtub inimesega, kui see lahutus hakkab käima. Et tavaliselt see hakkab ju sellisest ebamugavast teatest, et ühel või teisel pool, et tuleb see teade, et ma ei tea, see vist ei hakka ikkagi niimoodi, et ma soovin lahutust. See hakkab pigem võib-olla kuidagi juba ennem midagi õhus tunda ja siis ikkagi tuleb ära see. Ja ma tahtsingi just selleni jõuda, et see ju hakkab juba eelnevalt pihta, et seal on nagu, see on eelnev protsess juba ennem seda. Ja siis üks on see, kes selle sammu astub ja selle teatavaks teeb. Ja tegelikult mingis mõttes selle, kes teatavaks teeb, on veidi suurem vastutus, sest ta on ette valmistanud. Ta on ette valmistanud ennast, et ta on selle sammuga nüüd selle sammu astumas. Ja see teine pool, sõltuvalt siis sellest, millises situatsioonis see antud suhe on, selle teine võib võtta seda suhteliselt rahulikult vastu, aga teise jaoks võib olla see muidugi täielik šokk. Nii et kui see tuleb nagu šokina, siis see, kes on teataja, peaks jääma sellisesse teadlikusse kohta, et sellel šokis oleva inimest mitte nagu rünnata ja pressida teda, sest kui te teate loomi, kes on šokis, siis kas või koerad, nad ründavad igal juhul vastu. Ja siis tekib väga suur konflikt. Nii et teadlikus lahutuses oleks väga oluline see koht, kuidas neid samme astuda ja mismoodi siis siit edasi käituda. Nii et see lahutus võib olla ju ka tegelikult kokkuleppeline, aga ütleks sulle, et jõutakse nagu punkti, kus saadakse aru, et ei saa enam edasi minna. Aga me oleme mõlemad näinud seda, eks ole, oma kogemuses töös, et mis siis tegelikult juhtuma hakkab, on totaalselt hoopis midagi muud kui see, milles on kokku lepitud, et see selline draama kerib lahti, et isegi see üks lusikas on oluline ja teen kas või pooleks, et siis need emotsioonid ei tule inimene sellega toime. Ja just, et see emotsionaalne pool on tavaliselt see, millega inimesed hakkama ei saa ja astuvad selliseid samme, mida nad võib-olla pärast mõtlevad, et miks ma küll nii tegin. Et oluline on see, et teadlikumalt astuda neid samme ja tihtipeale me ei tule ise toime. Ja siin on nüüd see koht, kus võiks võib-olla pöörduda abi poole. Et minul on näiteks üks meesterahvas, kes väga teadlikult tuli enne lahutust. Ta käis terve selle lahutuse jooksul terve pool aastat nõustamisel ja ta lahutas, ma ütleks, et 5+.
selles mõttes, et muidugi on seal emotsioone ja asju, selge. aga ta sai selle tehtud väga rahulikult, kokkulepetega, ühtegi sellist dramaatilist situatsiooni ei olnud. Ja mis on kõige olulisem, kui seal on mängus ka lapsed, siis see teadlik lahutamine on väga oluline koht. Ja need lapsed ei saa sellist traumat, sest mida suurem konflikt on vanematel, seda suurem konflikt on lastel. No muidugi lapsed hakkavad ju kasutama siin kohe ju manipulatsiooni esiteks on ju seda võimalust on ju, et ühele poole, teisele poole liikuda ja tegelikult seda teevad ka vanemad ise, hakkavad lastega manipuleerima, sest midagi muud enam kaalul ei ole, eks ole, et siis vähemalt sellega kinni hoida. Et ja ma just pidingi ennem küsima su käest, et kas tänasesse teemasse mahuvad meile ka lapsed, et tegelikult see on nagu väga-väga hull. Ma ka toon siin ühe näite, et minu juures käis üks paar väga pikas protsessis ennem lahutamist ainult sellepärast, et nad muidu omavahel rääkida ei saanud. Lihtsalt ei saanud, nad ei saanud omavahel rääkida, see oli võimatu. Et ainult koht, kus nad said rääkida, oligi teraapiaruum. Ja see ongi põhiprobleem, sellepärast, et emotsioonid tulevad nii ülesse ja inimesed ei suuda üksteisega enam kommunikeerida. Ja see ongi põhiline tegelikult asi, et lõppkokkuvõttes võib-olla, kui see kommunikatsioon oleks normaalne, siis toimuks kõik päris rahulikult. On muidugi erisituatsioone, kus üks võtabki väga jäiga hoiaku ja seda murda on võimatu. Ja siis on igal juhul see väga konfliktne see lahutus, nii et... No jaa, me ei tea, eks ole, milline kogemus on kuulajal, aga enamasti on see, et kui sa oled midagi ära kogenud, siis tagantjärgi me ikkagi oleme targemad, eks ole. Et me mõtleme, et me oleks võinud nii teha või kas seda oli vaja teha. Et võib-olla siin nagu, mis sa ütleksid, Kairi, oma kogemusega, et millele võiks tähelepanu pöörata, et okei, ühe näpunäite me siit saime, et hea võimalus on, et kui sa oled mõelnud lahutust või kui sa juba näed, et asjad lähevad sinna poole, et millest siis alustada, et see on muidugi see sisemine veendumus, kas alustada sellest, et kontrollida kõigepealt oma otsust, oletame jah, kui mina olen lahutaja, või siis kui see otsus on nagu väga kindel, et siis igal juhul tasuks korraks vaadata terapeudiga koos läbi need sammud, need nurgad, need emotsioonid ja luua võib-olla see mõistmine, valmisolek ja aktsepteerimine teise suhtes. Ma alustaks sellest, et kõigepealt, kui see mõte üldse tuleb, tasuks enda käest ikkagi küsida, mis on see olukord praegu. Kas ma ikkagi väga tahan, et see teine inimene muutuks, sest kui ma tahan, et ikkagi see teine inimene muutuks, siis see tähendab see, et see probleem on minu enda sees. Et tasuks võib-olla korraks natukene iseendaga tegeleda ja vaadata, et mis on minu vajutused, miks ma selle teise inimesega praegusel ajahetkel nagu see nõudlikkus tema suhtes nii suureks on läinud. Või see soov, et sa tee ikkagi nii, nagu mina sulle ütlen. Et mul on olnud päris mitmeid juhtumeid, kus inimesed on läinud isegi lahku ja on mingi aeg olnud lahus, üks väga konkreetne juhtum ja mees käis mitmeid kordi minu juures ja need läksid uuesti kokku, sest mees sai aru, et tegelikult ta nõuab naiselt midagi sellist, mis ei ole üldse selle naise teema, et ta peab sellega ise hakkama saama. Nii et tasub natukene võib-olla kõigepealt, kui sinna lahutusse tormata, iseendaga aru saada. Kui see faas on muidugi käes ja võib-olla juba see lahutusprotsess on käima lükatud, on nii ja naa, et mõnikord on vaja minna lahku. Ja see mõnikord on väga vajalik see selleks, sest inimeste need kasvufaasid ja mida kas seda kokkuminemise põhjustki, eks ole, vaata on ju, et ma olen sinuga nõus. Ja kasvufaasid on erinevad ja kui üks on nagu tahab juba mingit oma rada minna ja tahab võib-olla sellist oma arengut teha, siis on see täiesti normaalne, et minnakse lahku ja minnaksegi eri radu. Et me ei saa kuidagi pressida seda, et üks, et ole nüüd koos ja teine ütleb, et ma mitte mingil juhul ei ole, et see on sümbioos, et see on selles mõttes nagu kahe inimese koostöö, et kuidas me selles siis oleme. Nii et... Aga see iseendast aru saamine võib anda uue võimaluse, mitte ainult sellele lahutusprotsessile, vaid tegelikult ka suhtele, eks ole ju. Ja igas mõttes minu meelest on nii nagu eluterve. Ma tean, et Inglismaal on praegu uus mood, võib-olla see nii väga uus ei ole isegi,
aga tehakse samamoodi tseremooniaid lahutusele. Ehk et see paar tuleb kokku ja siis tänatakse, jagatakse ja sõprade ringis ja pärast siis igaüks läheb oma teed. Et ääretult ilus ja tõesti eluterve, sest me ei saa seda kõike, mis on olnud, ja ei olegi ju mõistlik seda ära kustutada. See on ju meid kasvatanud samamoodi. No seda ei saagi ära kustutada. Seda ei saagi, jaa. Paljud tahavad seda teha. Jah, et see on ju minu elu osa, on ju. Jaa. Et see on igal juhul oluline. Nii et jah, selles lahutuses on ikkagi kindlad need sellised sammud, kindlad protsessid ja ikkagi, mis mina väga soovitan, et mitte ei astuks kohe teise suhtesse, sest siis need protsessid jäävad kogemata. Ja tihtipeale me võtame kogu selle pagasi sinna teise suhtesse kohe kaasa. Aga kui lahutus algab juba sellest, et mul tekib teine suhe, mis siis teha? Siis on see lihtsalt nii on. Et siis ikkagi tasub nagu teadlikumalt vaadata, et nagu sa ütlesid, et mida sa siis kaasa võtad ja ei võta ja mis on isiklik teema ja mis on teiselt nõutav teema, sest uskuge mind, see kordub. Eks ole ju? Jah. Et ma olen väga palju neid inimesi, kes tulevad, et ma olen täpselt samas kohas kui... Hoopis teine mees, hoopis teisest elupaigas, hoopis teist sugune, aga ma olen samas kohas. Just, jah. Ja täpselt väga see, kui algusest tundub, et vau, meil on nii tore, meil on nii hästi, siis see suhe ikkagi liigub täpselt samasse kohta. Sellepärast, et ma ise olen selline. Me ikkagi kõik algab meist. Et kuidas meie suhtes oleme ja kuidas me selles suhtes, kui me oleme mingi sammu endas edasi astunud, siis see suhe ka võib tulla teistsugune, aga kui ei, siis see kordub. Ja need mustrid võivad väga korduvad olla. Nii et tasub neid siis jälgida. Nii et see lahutus on niisugune kindlasti kõigi jaoks väga emotsionaalne. Ükskõik kui pikk see kooselu ei ole, mida pikem on kooselu, seda emotsionaalsem see on. Sellepärast, et see ühiselu osa, mis meil on olnud selle inimesega. Me tihtipeale mõtleme, et see on ainult see inimene, kellest me lahku läheme. Tegelikult see ei ole nii. Sest seal on veel terve elu. Seal on osa elust. Just, et terve see elu katkeb, see jääb selja taha. Nii et ma võin enda kogemust öelda, et see oli päris suur nagu muutus. Et kui sul on mingisugune teatud elufaas, sul on nagu väga tugev perekond ja siis see kõik nagu muutub täiesti teise kohta. Et see on hästi tugev, öeldakse, et see on transformatsiooni koht lausa ja see on tõesti niisugune, et inimeses muutub kõik. Et mida pikem see suhe on olnud, seda suurem see koht on. Et see on päris väljakutseid esitav kindlasti ja kui need väljakutsed on väga siuksed emotsionaalsed ja teravad, siis tihtipeale me ei tule nendega, ei saa hakkama, ei tule toime. Ja siis tasub hakata vaatama, kuidas sellest nagu välja saada ja need sammud sealt välja saamiseks ei pruugi alati olla väga nagu sellised kerged. Nii et tasub küsida toetust. Mina ütlen ikkagi see, et mind on ennast aidanud see, et ma olen väga mitme inimese käest erinevat toetust saanud ja see on nagu tekitanud selle, et sealt nagu välja liikuda. Praeguseks hetkeks ma tunnen ennast väga hästi, aga see on olnud teekond, et see ei ole olnud väga kerge. Ma olen tead, mida ma olen Kairi, ma olen mõelnud seda, et võib-olla keegi tunneb veel ära, et vanal ajal, kui ma mõtlen, kui meil oli see nõukogude aeg, eks vaata ka milline etapiline muutus on ju, et siis nagu, ma ei tea, kas lahutati vähem või mitte, aga mulle nagu tundub, et selle Eesti ajaga on võib-olla inimesed natukene muutunud julgemaks ka lahutuse osas. Ehk et kui me vaatame tagasi, siis seda maha surutust oli rohkem, kus inimesed ei julgenud võib-olla lahku minna, et kuidas ja pidid elama ja vanemad panid paari juba ja nii edasi. Et võib juba eeldada, et tegelikult tänased suhted on ju ka teadlikumad. Nii ja naa. On kindlasti, mis on teadlikumad, kuid kui me nüüd vaatame praegu kooselu neid aegu, ütleme ajaliselt, kui pikalt koos elatakse, siis tihtipeale need kooselud on lühikesed. Inimesed lähevadki hästi kergelt lahku, sellepärast, et kui kaob see selline mõnus kooselu koht ära või mesinädalad saavad läbi. Just, kõik saab läbi, on ju. Tuleb reaalsusesse tulla. Siis et siin on ka selline, nüüd hakkad nõudlikuks ja küsid selliseid asju mu käest. Siis on lihtsalt lahku minna. Ja need kooselud jäävadki 3-4 aasta peale tihtipeale.
ja ma tean konkreetselt inimesi, kes ei suudagi kauem ühe partneriga koos olla kui 3-4 aastat, sellepärast et siis läheb ebamugavaks. Enam ei ole seda ilusat roosa mannut. Aga see viitab tegelikult ikkagi sellele, et inimene ei taha endaga tegeleda. Ta ei taha oma sisemaailmaga tegeleda, et ta läheb võib-olla selle ootusega sellesse suhtesse, et seal on kõik teisiti. Aga kui ma endaga ei tegele, siis ju ei ole. See on nii ja naa, ma ei saa öelda, et on väga endaga tegelevaid inimesi, kes samamoodi on lühiajalistes suhetes. No miks siis? Kui sa lähed suhtesse, siis sa ei lähe ju selle teadlikkusega, et ma olen selles suhtes 3-4 aastat, et sa lähed ikkagi ju, ma eeldan, ma ei tea, aga ma mõtlen, et sa lähed ju sellesse suhtesse selle sooviga, et nüüd ma loon midagi, mis jääb või kuidas? Ei pruugi. Ei pruugi. Jah, et igaüks on väga erinev. Ja kui tunned, et see teine inimene hakkab mind võib-olla väga piirama, raami panema, siis ma liigun siit edasi. Et siin võivad olla ka suhtel, eks ole, erinevad ootused on ju ja arusaamised suhtest samamoodi, et mis on suhe ja mis sinu jaoks on suhe, mis minu jaoks on suhe, milline suhe meil on, et muidugi ja lihtsam on alati rääkida, aga me ju leppisime kokku, et meil on ainult seksuaalne suhe või seksuaalne partnerlus, aga kui sa liigud oma tunnetega edasi, sa ei saa sellest kokku leppida, eks ju, et siis olukord muutub ja võibki tekkida konflikt loomulikult. Nii et see on juba nagu võib-olla järgmine teema, et kuidas suhtesse minna, et mis seal olulised punktid on, aga et praegu selle lahutuse juures ja muidugi üks lahutuse, mis nii nagu meil see pealkirigi ütleb, et mis on lahutuse hind, seal on alati ka mingisugune varaline, mitte ainult see hingeline pool, vaid ka alati varaline ja vot see on see, millest tihtipeale tekivad siuksed suuremad konfliktid ja see on see koht, miks siis võib-olla pöördutakse kuskile riiklike instantside poole, et seda vältida on väga oluline jõuda sellesse täiskasvanud kohta enda sees, et on võimalik teha läbirääkimisi ja seda peavad tegema mõlemad pooled. Seda ei saa teha ainult üks, sellepärast et kui see teine pool on väga nõudlik ja ei anna järgi, siis on väga keeruline kokkulepetele saavutada. Mul on siin, no ma ei tea, kui nali see on, aga selline nali, et 2 lahutusadvokaati saavad kokku ja siis üks ütleb, et kuule, et palju sul eelarvest puudu on ja siis vastavalt siis sellele summale venitatakse case'i. Nii et ühtepidi, ma ei tea, vanemad inimesed ütlevad siin, et lollidelt tulebki raha ära võtta, et need igal juhul on mõistlikum omavahel tõesti nagu ennem kokku leppida ja saavutada maksimaalne võimalik kokkulepe, eks ole, et ja need asjad, mida ma siis tõesti nagu ma ei saa siin järgi anda, et siis vaadata üle, kas see on seotud emotsiooniga, mis kindlasti on seotud emotsiooniga, et kui seda emotsiooni ei ole, et kuidas ma siis selle olukorra lahendaksin, et kui oluline see mulle on. Ma olen ka selliseid lugusid kuulnud, et väga isiklikud asjad, see tass on ju isikliku nimega ja daatumitega ja ei anna teine pool seda ära. Lihtsalt ei anna, sest et ta teab, et see on sellele oluline ja kuna siht ja eesmärk on teha haiget, ja siis see õnnestub, eks väga kahju, aga nii on. Ja lahutus on seotud alati valuga, nii et seal all on alati valu ja mida suurem on valu, seda rohkem tuleb agressiooni, tuleb sellist seda, et viha kohta. Nii et need on niisugused vastastikused seosed nagu, mis on, et seda tasub kindlasti jälgida ja märgata enda sees, et mis siis nagu toimuma hakkab. Nii et kui me siin hakkame nagu kokkuvõtvalt teemasse liikuma, siis mis siis lahutus maksab, et see maksab meile meie laste elud, meie isiklikud traumad, rääkimata meie varast, meie rahalisest varast, koduloomad jäävad siia vahele, ämmatäiad tulevad mängu, mis veel? Ja alati tuleb üles minu lahendamata lapsepõlvetrauma, mis on alati sellega seotud ja mida tugevam see lapsepõlvetrauma on, seda valusam see lahutus on. Nii et mingis mõttes iga lahutus on ka tervendus, kui ma seda teadlikult teen. See on tagantjärgi tarkus. Ja selle kohta öeldaksegi, et ainult läbi pragude saab paista valgus. Nii et ma väga loodan, et igaüks sai siit väikse mingisuguse mõtte ja mina soovin kõigile ainult väga teadlikke lahutusi, nii et need oleksid hästi sellised täiskasvanulikud, teadlikud, eluterved, sest lahutus on elu osa. Nii et see on väga oluline koht, et ma saan aru, et
et see teine inimene, kellega ma olen koos olnud, tegelikult ta on ju minu elu osa. Et ma ei saa ju teda niimoodi maha trampida, ära lükata. Et ta on ju inimene. Kuidas ma saan temasse suhtuda selliselt, et temaga suhe ja temaga suhtlus jääks normaalseks. Nii et see on, ma arvan, väga oluline, eriti kui on lapsed. Jah, muidugi. Suur tänu sulle, Kairi, selle toreda vestluse eest, selle podcasti eest. Ma ei tea, kas on paslik öelda siinkohal meeldivat lahutust, ilmselt mitte, aga teadlikumaid samme kindlasti ja kui meie teema kõnetas, siis mis siis ikka suur tänu lihtsalt selle eest. Ja, suur aitäh sulle. Jah.